Lääneranna vald ja Kuke küla, me oleme Ranna Ranchos, kus on muide peaaegu 600 looma, lindu, kellest suur osa on ka päästetud kohutavatest tingimustest. Aga eks suvel ole neil siin ju täiesti mõnus elu. Turistide hordid musitavad, kallistavad neid igapäevaselt. Talvel on loomulikult see elukene kasinam ja kehvem. Ja perenaine Andegi kirjutas siin kuu aega tagasi, et elektriarve oli kohutav, nii et võttis silme eest mustaks. No ütleme nii, et ega see veebruar on olnud päris raske kuu, nii et mis siit tuleb, ega ei tea. Ikka ehmatas väga ära, et kui sul on muidu sükene 700-800, mis on ka väga suur juba iseenesest ja siis sul peaaegu 2-tonnine arve tuleb, siis nagu oledki ahastuses, et sa enam ei teagi, mida teha. Arvad, et oled natuke heinaraha kokku kõrvale pannud ja siis lihtsalt riik võtab selle ära. Ma ju näen, kui palju praegu abi küsitakse, ja ma olen alati tahtnud ise nagu hakkama saada. Aga on olukordi, kus sa ei saa hakkama ja tõesti ma olen vist 3 korda pöördunud Facebookis nagu inimeste poole ja on aidatud ja on väga palju aidatud ja ka see arve on praktiliselt koos. Ranna Rancho sai tänu headele annetajatele elektriarve ära makstud, kuid ka veebruari arve on tulekul. Märtsi alguses tuleb täpselt see sama probleem jälle, et ma ei usu, et see väga parem on. Aga kuidagi me oleme ära elanud, et nad loomadel on kõud täis ja arve sai ikkagi makstud tänu inimestele, et nad toetasid meid. Järelikult nad tahavad, et me ikka eksisteeriksime edasi. Aga ikkagi annetajaid oli ja neid inimesi, kes teie loole kaasa elasid, oli ka päris palju. No ikka on jah, et need loomad on juba nii tuntud, kellel on kes lemmik, et ikka toetatakse ja et ma ei uskunud ausalt öelda, et 1 ja 2 euroga ja 5 euroga ja niimoodi ta läks, et peaaegu saime selle summa kokku. No Ande, sa ise ütlesid, et tuleb osasid neid soojenduslampe loomadelt ära võtta ja milline see olukord siis sul siin veebruaris on olnud, oli ju ka päris kärepakane. Ütleme, et ega öösel ei hoia sees, et päeval nad saavad olla, sest õhtul nad niikuinii koguvad puntrasse magama, aga siit natuke edasi vaatate, siis näete neid soojenduslampe, aga vutid ja mingid teatud loomad, sa ei saa neid seda ära võtta. Et ta vaatab selle otsa, mis mõttes, et suren ära või. Tõusud on maamaks, rääkimata lisandunud automaksust või käibemaksu tõusust. Ma arvan, see on üle-eestiline probleem, et siin peaks riik sekkuma, riik peaks appi tulema ja kui ta ei tule, siis ma lihtsalt arvan, et see natukenegi arukas eestlane lihtsalt rändab siit välja. Aga võib-olla see ongi eesmärk, ma ei tea. Loomavark on avatud ka talvel, kuid külastajaid on kordades vähem kui suvel, mis teeb teenimisvõimaluse pea olematuks. Ja ega perenaine tegelikult loomi kasu saamise eesmärgil peagi. Talv on praktiliselt on ju tühi kuu, on ainult see jõuluaeg, kus rahvas käib ülejäänud, on kõik tühi, et oledki siin oma nunnudega käid ja kükitad, ta ei saa tal kohe, on vaja ellust näidata üles, et kuidas ta mind armastab. Ja ta teeb seda kõigi teistega ka, et loomad on ju loomad, et nemad tahavad ikka saada seda ellust ja kai ja kui inimesi ei käi, siis me peame oma perega seda tegema. Siin istuma ja nunnutama neid ja sealt kõik kogunevad sulle ümber ja kui tulevad inimesed, siis nad on kohe nende juures. Et meie loomad armastavad kõiki inimesi, kes tulevad külla ja on head. Siin nagu saadki kogeda seda päriselu, mis kuidas päriselt asjad käivad ja kus kõik see loomadega olemine ja see töö tegemine, et sa pead olema alati valmis kõigeks, et selles mõttes, et kui on vaja, siis sul on vaja traktoriga minna kuhugi heina vedama, hobuseid, aedasi parandada, võtad kvalda selga ja lähed, et kõik see see päriselu, nii-öelda, et mida ma olen siit siis kogenud ja see ongi minu elu, et ka minu elustiil, mu emalgi, eks see on pärandatav vist haigus, et eks ma olen siin mingi aeg olin eemal sellest kõigest ja ma tulin tagasi siia ja just selle sama asja pärast, et see, mis see mida sa siit saad nende loomade pealt ja siis see, mida sa annad inimestele, mida on tänapäeval vähe. Et see on siis, et see on tegelikult jah, ma olen kindlasti väga palju tänu sellele õppinud. Talvel on vähe külastajaid ja see annab hea võimaluse loomadega ise külla minna ja ehedat rõõmu pakkuda neile, kes kahjuks enam loomi vaatama tulla ei saa, kuid kelle jaoks on taluloomad kui kaunis mälestus noorusajast. Nad on nii sotsiaalsed ja täna läheme jälle vanadekodusse, et kui ma arvasin, et võib-olla 4-5 vanadekodu kutsub, siis meil on Narvast, Vastseliina, Võru, Paide,
no Tallinn, üle Eesti inimesed ootavad meid külla. Väiksed tallekesed võtame siit kaasa, et seal vanadekodus on ikkagi ju praegu hetkel sellised inimesed, kes on loomadega koos olnud ja loomadega koos midagi teinud, et neil on see nagu täielik nostalgia ja need hooldajad ja hoidjad ütlevadki seal, et siuksed vanad inimesed, kes muidu toast välja ei tule, et siis loomade peale tulevad nagu hea meelega, kõpistavad sealt toast välja või tõusevad istukile. Et meil oli üks aasta teise projekt, et viiks nagu 5-6 looma vanadekodu juurde, et nad saaksid õues käia, see on nagu suvine plaan. Aga mul lihtsalt ei olnud aega, et äkki see aasta saab siis uuesti proovida. Et oleks kas või kuu seal vanadekodus ja vanad inimesed saaksid vaatamas käia, lihtsalt istuda, ega see nende vaatamine on juba ka hästi rahustav ja sukene mõnus. Ja kui ta niimoodi tuleb sulle juurde, paneb pea sülle, ta on üks väga paljude lemmik, on Jahu Johan. Reisile, te võtte kahtel asja ära. Loomadele väljasõidud meeldivad, selles ei ole tõesti mingit kahtlust, kuid enne eeskotta laskmis käib trügimine ja üksteise kõrvale nügimine. Siis uste avanedes pannakse kibekiiresti auto poole jooksu ja tänulikum publik hooldekodus võib end loomi oodates valmis sättida. Eakatel oli väga siiras rõõm näha enda lapsepõlve mälestusi, neid helgeid hetki meenutada ja loomadega tegelemine toob neile hästi palju emotsioone, mis neile siin igapäeva elus siis on sellised hindamatud hetked. Kui mul seda seltskonda ei oleks, siis ma arvan, et ma oleks juba kuskil välismaal olnud. Aga kuhu ma lähen? Keegi ei taha sellise seltskonnaga võtta ja just seda enam, et minul on loomad harjunud koos olema. Aga jälle paljudele see ei meeldi, et tuleks ikka kõik eraldi panna. Ma ei pane, ma olen 20 aastat niimoodi kasvatanud neid ja kasvatan edasi, kuni jalad ees siin lähen.